Aga teate mis? 18. aprillil on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised Eesti Vabariigis ja seda ühtlaselt kõigis omavalitsustes, kaasa arvatud Rakvere linnas. Ilmselt ei suuda tänane kokkutulemine meile kõiki jooni paika panna. Rääkimata sellest, et need, kes on oma eelistused teinud, on nad juba teinud. Sestap tahaksin ma tänada siiski maakonnalehte Virumaa Teatajad, kes on võtnud ette korraldada analoogseid üritusi ja korraldab neid nüüd järgmisel 2 samal nädalapäeva õhtul järjest erinevatel teemadel. Ma tahan tänada neid inimesi, kes on täna siia tulnud. Kõik te saate nendega veel ka omavahel juttu ajada. Lõppsõna üldse. Ma hea meelega ei annaks lõppsõna käest ära. Aga ma usun, meil läheb veel üks minut aega peale seda. Aga te räägite lõppsõna omavahelistes jutuajamistes kõigi nende inimestega, kes on siia kogunenud ja keda te kohtate veel oma teel enne 18. oktoobrit. Viimast küsimus. Ära lõpeta nii järsult, loodan, et sa 4 aastat veel rääkida. Ma loodan seda, et oleme praegu lõpetanud loomulikult pooleli jätnud kogu diskussiooni ja jutuajamised. Ma loodan, et te näete ja kohtate neid inimesi, kes on täna seatud esile esinumbrite või linnapea kandidaatidena kohalikes nimekirjades ja mitte ainult neid, vaid ka kõiki teisi inimesi, kes siin kandideerivad. Ja suudate neid veenda selles, et see nägemus, mida te olete vaikselt hakanud enda sees arutama, on Rakvere arenguvaks parim. Kui need nägemused kokku saavad, siis hakkab juba teostama kodanikuühiskond, millest me täna veel oleme päris kaugel. Suur tänu. Suur tänu. Aitäh. Täname kuulamast. Teil kõik rääkida kõik. Küsime või? Jaadla käest. Mis siis mure? Rakvere hea kord. Ma olen räägin selle Jaadlaga natuke või? Küsi ise, jah? Tervist, härrad Vaserik ja Jaadla. Millal te lõpetate Rakvere linna tagant varastamise? Millal me varastasime? On teil fakt? Te olete pidevalt võlgu. Rakvere elamuhooldus on pidevalt võlgu Rakvere soojusele. Suuri summasid ja Rakvere soojus peab pidevalt laenu võtma selleks. selleks. Need on ju valed faktid, kus te hangite neid. No, aga see on Rakvere soojuse enda käest informatsioon. No tõesti on vale. Olete täna uurinud seda asja tänast seisu? No tänast seisu ma ei tea, aga varem. Ei, varem ka mitte. Üldse mitte. Kõik käib kooskõlas lepingute ja vastavalt sõlmitud kokkulepetele. Ma saan aru, et teil on Rakvere soojuse juhiga ja tema väitis, et teie firma on võlgu. Mul on see info olemas, te ütlesite, et te olete ajakirjanik, minu arust on teil see ajakirjanik litsents olemas. Milline litsents? No ma ei tea. Ma olen kodanik, iga kodanik võib küsida küsimusi linna esindajate käest. Te olete volikogu liige. Siis te ise valesti tutvustasite end ajakirjanikuna. Ei, ma ei tutvustanud ennast. Miks ei tutvustanud? Ma ütlesin, et ma olen vabakutseline ajakirjanik. No aga siis sa oled ju, sa ütled linnakodanik. No aga ma olen ka ühtlasi linnakodanik. Okei, väga hea. Kõik ajakirjanikud on kodanikud ju. No nii, lähme edasi. Noh, et miks te olete pidevalt võlgu või miks teie firma on pidevalt võlgu Rakvere soojusele? No ei ole ju võlgu. No aga on olnud võlgu No ju. tegelikult ei ole ju. See praegu ei ole ilmselt. Ei ole ka siis ju. Ei ole üldse olnud võlgu. Loomulikult. Te väidate, et pole üldse olnud võlgu. Kindlasti mitte. Kõik on vastavalt lepingutele ja kokkulepetele, käib suhtlemine, käib normaalne äritegevus, nii et te olete asjast ilmselt valesti aru saanud. Okei, aitäh. Oleksin pidanud seda. Mul on selline küsimus, et härra Jaadla, mis te arvate, et te siin ütlesite, kui Inno teile küsimuse esitas, et tal on väärastunud elu, et kas nüüd linnapeal, istuval linnapeal sobib kellegi kohta öelda, et ta on väärastunud? Kuidas te seda kommenteerite? Igal õigusel, igal inimesel on isiklik arvamus.
iga inimene on kodanik, iga inimene väljendab oma arvamust. Kui üks kodanik väljendab oma arvamust, nii nagu tema väljendab. Aga ta lihtsalt esitas küsimuse. Ja mina vastasin talle kui Teie kodanik. solvasite. Teie ütlesite väärastunud, tema lihtsalt küsis teie käest väga viisakalt, et kuidas te kommenteerite seda, et teil oli sellel ajal armusuhe Ingrid Tähismaaga, kui te olite veel, elasite oma abikaasaga. Teil oleks ju, te oleksite võinud ilusasti ausalt vastata, aga teie hakkasite Mina ei ole solvanud kedagi, mina vastasin konkreetselt esitatud küsimustele, mille ma ei oleks pidanud vastama. Nii et selles mõttes ma olen käitunud soliidselt, rahulikult. Te arvate, et see oli täiesti okei, et te ütlesite inimese kohta, et ta on väärastunud? Ma ei öelnud täpselt nii. Aga see on videolindi. Ma ütlesin täpselt nii, nagu ma ütlesin, eks vaadake linti ja tundke sellest rõõmu. Jääte oma sõnade juurde? Mina jään absoluutselt oma sõnade juurde. Selge. aga vastake siis sellele küsimusele ka, et milline teie praegune eraelu on, et kas te elate kellegagi koos või elate üksinda? Sellele küsimusele ma hea meelega ei vastaks. Miks? Sest mul on vabadus seda mitte vastata. Aga kellest saab proua linnapea, kui teie jätkate linnapeana, siis kindlasti teiega esindusüritustel keegi veetlev daam ju tuleb kaasa, kes see on? Ka sellele küsimusele ma vastaks, kui tosi. Ootame kõigepealt valimised ära, siis vaatame, mis saab edasi. Või on tegemist mehega? Ma ei vastaks ühelegi küsimusele. Ma väga tänan teid selle meeldiva intervjuu. Miks teie naine teie juurest minema jooksis? Ma ei vastaks ühelegi oma eraelu puudutavale küsimusele. No miks? Sest ma ei soovi seda ja minul kui kodanikul on see vabadus. Ja kui te praegu sellist küsitlust jätkate, siis mulle tundub, et see on minu ahistamine. Aga miks teie firmad on Rakvere linna ettevõttele Rakvere soojusele võlgu? Ma ei oska sellele küsimusele vastata, sest minu andmetel ei ole see nii ja ma ei hakka teile seda praegu siin tõestama. Rakvere soojuse juhi väitel on see nii? Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida. Kas Rakvere soojuse juht valetab? Ma ei oska seda kuidagi kommenteerida, küsige seda tema käest. Okei. Aitäh!